mõned inimestest ei suuda taluda ja peavad välja elama kellegi peal. Sellise sisuga sündmused, me võtame seda väga tõsiselt. Kas sa kaalusid täna ka mitte kooli minemist? Jaa. Kas see on juhuslik kokkusattumus või noored üritavad saata meile mingi sõnumi? Paar päeva tagasi saime teate, et koolides hakkab toimuma tulistamine ja täna siin Polütehnikumi ees on 7 politseibussi, sellepärast et keegi võttis kooli relva kaasa. Pühapäeval hakkasid koolilaste vahel levima Telegramis pärit screenshotid, et Tallinna koolides plaanitakse tulistamist. Paanikas lapsevanemad scrollisid uudisesaite. Rahvusringhääling ehk kriisiolukorras ainukene infokanal, mida sa peaks usaldama, ei öelnud mitte midagi ja Delfi artiklis ütles politsei, et jääge kõik rahulikuks, sest ohtu ei ole. Osad vanemad otsustasid oma lapsed koju jätta. Mõned ei võtnud olukorda tõsiselt ja sinna see jäi. Kuniks esmaspäeval kell 1 kuulsime sireene. Kas sa oled selle kooli õpilane? Jaa. Mis siin toimub? 2 inimest oli leitud relvaga minu teada. Nad võtsid seda relva midagi. Aga nad tõid selle politsei lindi ka just seal välja, nad paneb mingi asja kinni seal. Politsei väljakutse tuli selle peale, et koolis nähti 2 õpilase vahel relva üleandmist. Praeguseks hetkeks on need 2 noormeest tuvastatud ja neid küsitletakse. Politsei reageeris juhtumile suurte jõududega. Kohapeal märkasime 7 politseiautot. Mis siin toimub? Põhimõtteliselt üks 16-aastane automaatika oli tulnud mingi relvalaadse esemega kooli vist. Või no ma täpselt ei tea, ma olin Rimist tagasi tulemas ja siis ma nägin, et paar politseiautot oli ees. Paar? Ennem oli ainult 2 tükki. Pärast seda me olemegi siin õues olnud praegu 40 minutit, ma ütleks. Nagu mõtle, mis ajastus, et eile olid need teated ja nüüd on siin... Jah. Pühapäeval hakkasid levima venekeelsed Telegrami grupi vestlused, kus lubati teha ligi 20 Tallinna koolis tulistamine. Saadeti pilte ja videosid relvadest, kirjutati plaanidest ja saadeti ka koolide nimekiri, kus tulistamised pidid toimuma. Selle massiüritusega pidi väidetavalt seotud olema 50 inimest. Juba homme tunnete te tõelist põrgut maa peal. Ma olen selleks ammu valmistunud, aga nüüd lõpuks on saabunud aeg see täide viia. Kas te mäletate Ilnatsi? Ma tahan tema päevikut korrata. Me tahame läbi minna Tallinna koolidest ja tappa võimalikult palju lapsi. Kas sa nägid neid teateid eile? Jaa. Mis tundeid see sinust tekitab? Natukene hirmu ausalt. Ma arvasin, et on võlts, aga ma ei tea, nüüd ma arvan, et see võib tõsi olla. Ei no, eks ta pani natuke mõtlema ka, kui sa vaatad maailma, mis toimub, seal bussitatakse kuskil ühistranspordis inimesi. Tegelikult nagu natuke kõhedaks teeb, sest vaata, kui sul kodus on mitu last, siis ta ikka paneb natuke mõtlema. Kas sa eile said selle teate? Ma nägin küll seda, jah. Ma ei uskunud seda, kuna paar aastat tagasi oli suht sarnane see pommiähvarduste asi, aga siis kõik see oli võlts ja siis ma arvasin, et see on täpselt samasugune. Aga tundub, et võib-olla isegi võib mingit tõtt selles olla. Mis mõtted käisid läbi, kui need eilsed ähvardused tulid, et mis nüüd toimuma hakkab? Ütleme, ka politseid oma olemuselt ju ilusate asjadega ei tegelegi, on ju. Kahjuks on ju. Mis tähendab seda, et ega tegelikult meil see oli meie jaoks selline võib-olla keerulisem või sellist spetsiifilisemat reaktsiooni igal juhul vajav sündmus on ju. Lihtsalt kogu see areng oli seal päris kiire seal grupis, ehk siis kogu aeg tuli uut informatsiooni peale, selle informatsiooniga oli vaja tegeleda, eelkõige tegelemise all ma mõtlen selle nagu valideerimist, hindamist on ju, kui need visuaalid tekkisid sinna, kas tegemist on päris relvadega, kas tegemist on mingisuguste siis mitte päris relvadega, kas relvataoliste esemitega on ju, kas kõik see olustik, kas see kõik on päris või see on kuskil mujal, kas see on nüüd filmitud, varasemalt filmitud on ju, et selles mõttes ta oli väga nagu tehniline, aga loomulikult teades seda, kui keeruline on tänases nagu sotsiaalmeedia ajastul seda postitajat tuvastada ja kätte saada, siis absoluutselt sellise sisuga sündmused, kus kõik levib ainult esialgu veel sotsiaalmeedias, teevad väga ärevaks absoluutselt. Sellepärast me võtame seda väga tõsiselt. Täna oligi koolis ainuke teema, mis jutt käiski, oli see, et mingi ähvardus ja et lastakse maha või ligatakse kõrid läbi. Mis tundeid need sõnumid teile seal tekitasid? Mõndades koolides olid juba mingi kiirabid ja politseid ja siis me olime ka nagu, et mis asja.
Kas sa saad noortele pahaks panna, kes täna ei läinud kooli? Ei saa kindlasti. Kindlasti ei saa pahaks panna. Kas sa kaalusid täna ka mitte kooli minemist? Jaa. Mina käisin täna nende polütehnikumi õpilastega rääkimas. Enamus neist arvas, et eelne see oli nali ja nad said aru, aga meil on olnud väga palju juhtumeid viimasel ajal noortega, noored tapmas kedagi, nii et me ei saa garanteerida, et see on alati nali, nii et millal me peaks võtma niisugust asja tõsiselt. Hiljuti on tulnud muret tekitavalt palju uudiseid problemaatilistest noortest. 19. oktoobril tapsid 3 noort, 14, 15 ja 17-aastane ühe 42-aastase erivajadustega mehe. Aprillis peksid 3 noorukit, 15 ja 16-aastane tüdruk ning 16-aastane poiss surnuks 49-aastase mehe. Eelmise aasta augustis tapsid 15 ja 16-aastane poiss 59-aastase mehe, filmisid seda kõike ja panid internetti üles. No meie võtame seda alati tõsiselt. Ütleme niimoodi, enne seda, kui ei ole asjaolud selgeks tehtud, ei saa me öelda, kas tegemist oli naljaga või ei olnud. Et ega mis ongi, võib-olla eristab politseid ja tavakodanikku on see, et tavakodanik võib oma oletustes olla, see võib tujudest olla seotud, see võib olla tema varasemast kogemusest, teadmisest, hinnangutest, millest iganes on ju, või sellest infokillust. Aga meie ja sellise informatsiooniga tegelemine on ikkagi niivõrd tõsine asi, et me peame kuni lõpuni olema veendunud, et see on nali, et see oleks nali. Ja teine asi on see, et eks selle nalja üks mõte ju nali oma olemuselt peaks inimesi naerma ajama, et kui ta tegelikult tekitab paanikat, tekitab hirmu, küsimusi, ärevust, siis see ei ole naljakas. Tänapäeva noored on kuidagi väga hulluks läinud. Ma olen kuulnud, et 3 tapmist on olnud just viimasel ajal noorte poolt, et ma ei tea üldse, mis Eestis toimub. Aga kust see alguse saab? Ma arvan, et ongi Ameerikast kõik see sõjad, mis toimuvad, kõik see tapmised, negatiivsus. Kas sa arvad, et vanematel ja õpetajatel on põhjust muretseda tänapäeva noorte pärast? Ütleme niimoodi, et eks see saab kõik kodust alguse. Ma arvan, et see on väga tugevalt mõjutatud keskkonnast ja mõnes mõttes kutsekooli keskkonnast. Kas me peaks muret tundma Eesti noorte pärast? Mis toimub? Sõjad ja majanduslikud probleemid ja kõik see tekitab noorte suhtes niisuguse pressure'i, mida mõned inimestest ei suuda taluda ja peavad välja elama kellegi peal. Politsei sõnul ei seostata pühapäevaseid Telegrami vestluseid tänase juhtumiga, aga see ei tähenda, et ohtu ei oleks. Politsei muretseb kõige rohkem sellepärast, et inimesed võivad saada nendest uudistest inspiratsiooni, et ise midagi sellist korraldada. Või inimesed hakkavad hirmust käituma teisiti. Näiteks nad võtavad kooli ise relva kaasa, sest nad kardavad. Kas nendest eilsest grupivestlustest tuli mingi motivatsioon ka välja lõpuks või? No tegelikult alguses oli näha, et tegemist justkui võiks olla kellegi isikliku draamaga, mida ta siis nüüd asub lahendama mitte demokraatlikel viisidel. Ja see kindlasti oma olemuselt tekitas tunde, et kui seal on väga palju inimesi, kes seda loevad, palju noori, kes arusaadavalt on selline võib-olla kõige haavatavam grupp inimesi ühiskonnast. Et kui kellelgi on veel samasugune lugu, et kui neil on veel samasugune lugu ja nad näevad, et see väljapääs on vägivallas, et siis mõju võib olla ikkagi ääretult ebameeldiv. Tõesti on võib-olla koolis raske, siis on ka kodus raske, siis ma näen, kuidas võib see kõik tulla suure pingena ja siis ongi raske, mida ette võtta ja kui sotsiaalmeedias on ka hästi palju siukseid olukordi, äkki sa mõtled, et see on ka okei ja see mõjutab, ma arvan, päris palju. Kas teid on koolis kuidagi ette valmistatud ka sellisteks asjadeks? Ei ole. Kas peaks? Peaks. Kas koolides on juba tehtud ka lisaks tuletõrjeõppusele kooli tulistamise õppused? Aja jooksul kindlasti ajaloos on tehtud neid erinevates koolides, aga eks selline, me räägime koolides, siis see on selline väga lai mõiste, sest meil on väga palju koole ja et kui 1, 2, 3, 10 või 40 koolis on tehtud, siis võib-olla 60 või 70 ei ole. Aga see peaks kohustuslik olema? Absoluutselt.
sellega postitused ei lõppenud, vaid juba esmaspäeval ähvardati uuesti, et tulistamine on edasi lükatud. Oleme tulistamise edasi lükanud homseni. Kaastöölised kandsid ette, et on palju politseinikke. Lükkame kõik edasi homsele kella 11:41 peale. Lisaks lubatakse kõik reeturid ära tappa. Need on läbi tõmmatud reeturid, keda on vaja tappa. Nad on kes tuleb hävitada. Mida saavad õpetajad või vanemad või üldse mida saab ühiskond teha noorte jaoks, et sihukest asja ei toimuks rohkem? Ma ei tea, mul sihukest eesti keele õpet suurendada, et ikkagi päris paljud ukrainlased ja venelased, keda ma tean, kes mu klassis olnud, ikkagi on eesti keele oskus ei ole nii hea. Ja üldiselt tavaliselt vene grupid eestlased on väga palju eraldatud ja siis sellest peamiselt tekib konflikt, nii et ma arvan, eesti keele õppe suurendamine ja selle rõhku panemine oleks üks samm ees. Ma arvan, et on piisavalt abi antud, aga see on kõik sinu enda kätes, et kas sa julged seda ka küsida. Et siin koolis on ka sotsiaalpedagoog, õppepedagoog, et kui sul on probleem, siis pöörduksid ikka nende poole, aga ära karda siis abi küsida, on see põhimoraal, ma arvan. Maksud on ka päris kõrged. Mis see on?